Nii, tere! Mina olen Maila müstilisest maailmast. Täna on meil siis 6. jaanuar. Nii. Ja eile jäi mul pooleli kaardi panemine, et mida toob aasta siis erinevatel kuudel sündinud inimestele. Ja hakkame siis, täna jätkame, vaatame siis edasi. Täna vaatame, mida toob siis märtsikuus sündinutele aasta 2026. Niimoodi. Kohe vaatan. Paneme jälle targemad prillid ette ja hakkame pihta. Nii. Nõnda. Et märtsikuus sündinutele, mida toob aasta 2026 märtsikuus sündinutele. Niimoodi. Naljakas, et pakis on nii palju kaarte. Ja eile vaatasime ka, enamusel on samad kaardid. Okidoki, on niimoodi. Niimoodi märtsikuus sündinutele, mida siis siin on, mida kaardid näitavad siis, mida toob see aasta. Näitab jälle, et tuleb sättida visioone, tuleb sättida igasuguseid eesmärke, väga huvitavad tajud, selgeltnägemine areneb rohkem inimestel ja näitab niimoodi, et märksõnana, et näe praegustest piirangutest kaugemale. Niimoodi, et mina ütleks selle peale niimoodi, et sättige endale iga asi, mis viisib elus edasi, sättige endale tulevikuvisioone. Tehke mulle plaan, mida te tahate saavutada selle aasta jooksul ja siis liiguge selles suunas. Niimoodi, aga just nimelt, et tuleb panna endale kõik sellised plaanid paika. Et aasta esimese pooled siis teie siis sätite oma plaane paika, siis näitab, et isegi ka kõige suuremad sellised nii nimetatud veidrused, et innovatsioonikaart siin, et sinu veidrus loob uusi võimalusi. Et kui keegi ütleb niimoodi, mingisugust sätid omale mingid visioonid paika ja siis kui keegi ütleb, või seda sa ei saa teha või teist sa ei saa teha sellepärast, et see ei ole reaalne, siis teie puhul ma ütlen sellist asja, et teie ei saagi seda vaadata, mis kellegi suhtes, kellega arvates on reaalne või mitte reaalne. Teie lihtsalt viite ka oma kõige sellised, kõige veidramad, kõige sellisemad plaanid, utoopilisemad plaanid ka ütleks niimoodi, et viite ka need endale ilusasti täide. Et tohutult huvitav aastal tuleb teil tuleb veel siin, üks kaart on jälle sama, mis oli eilsetega, et põimi kõik osad tervikus, kõik oma hingeosad, et korja kõik omal kokku elu jooksul, mis sa oled hingeosakesed kaotanud, mis oled laiali jaganud, ükskõik siis oma abi, oma teadma, oma energiat, mida olete laiali jaganud. Et siis on niimoodi, et ja oma teadmistest tehke endale oma visioonide loomisel ka, et enamused eraldi kogemused on, et olete ühte õppinud, teist õppinud, kolmandat ja nüüd hakkate kõike neid erinevaid asju põimite üheks ja hakkate rakendama siis enda visioonide ja igasuguste kreiside, unistuste elluviimisel hakkate kasutama. Teil tuleb selline pöörane aasta ja siin on ka Fööniksi kaart, mis näitab, et tõused tuhast tugevamana. Aga ma selle peale ütleks ka niimoodi, et kui on olnud nüüd see eelmine 9-aastane periood, mis teie elus on olnud selline suhteliselt raske, võib-olla ei ole teid hinnatud, võib-olla olete tundnud ennast kuidagi kõrvale jäetuna, maha tehtuna, et siis sellel aastal toimub siis teil selline tohutu nii-öelda tõus. Ja kuna see on numeroloogiliselt aasta number 1, siis see on ju alles teie tõusu algus. Nii et julgelt tehke igasuguseid pööraseid plaane enda elus. Ja teil tuleb selle aasta jooksul jõuate ennast juba nii palju üles töötada igas mõttes,
et isegi need, kes varem on nii-öelda teile vett peale tõmmanud, need vaatavad suudammuli ja no eks muidugi tahetakse ka teiega siis selle võrra rohkem suhelda, aga siis vaatate ise vaatate, kellega suhtlete, kellega ei suhtle, on ju. Aga selline pöörane muutuste aasta. Ja jälle sama, mis eile tuli kaart välja, eelmises lugemises ühesõnaga eile, uued algused on alati võimalikud, see on koidiku kaart, siis näitabki niimoodi, et see elu, mis te nüüd siis sellel aastal loote endale, oma kõik need mõttekesed ja asjad, mida te hakkate ellu viima, et see tohutu uuesti sünd, mis teie elus on olnud, et see toob teile mega palju uuendusi kaasa. Ma isegi ütleks sellist asja, et need uuendused saavad teie elus võimalikuks ka sellised asjad, millesse pole te ka ise uskunud. Noh, see, et teised pole uskunud, see on ise asi, aga just niimoodi, et kõik asjad saavad võimalikuks teil. Nii et võtke julgelt igasugu asju ette, et ärge üldse mõelge niimoodi, et see nüüd või mul ei ole, praegust ei ole materjali või ei ole raha, seda ei ole, et noh, et nii, et ei, teil on see aasta kõik võimalik ja aasta lõpuks on, olete sellest kiirest aastast nii palju juba hästi palju uut loonud muidugi ja parasjagu ka selline tunne, et tahate natuke omaette olla, et aasta lõpus võtate sellist puhkamisaega, aga see ei ole selline üksinduse tunne, vaid see on selline tunne, et tunnete rõõmu sellest, et saate ka vahepeal omaette olla, oma saavutustest rõõmu tunda, siis oma nendest, akusid ka laadida, on ju, aga just nimelt, et oma nendest saavutustest rõõmu tunda. Ja teil ei ole enam üldse oluline see, et kas on keegi teine ümber, niikuinii on inimesed teie ümber, kuskil nad ei kao, aga teil on just oluline see, et julgetegi võtta endale oma ruumi. Ja jääte iseenda nendele tõekspidamistele kindlaks. Nii, vaatame edasi. Võtsin teised kaardid. Paneme järgmise rea. Nii. Märtsikuus sündinud. Mida toob teile aasta 2026? Nii. Täna ei hüppanud ühtegi välja. Nii. Nõnda. Okei. Nii. Nõnda. Nii, see aasta, mida te siis teete veel? Kes nüüd on oma vanematega? See käib nagu rohkem siis naisliini pihta, naisliini kohta. Aga niimoodi, et mingisuguseid, kui on mingisugust solvumisi, kui on mingisuguseid selliseid, ükskõik mille pärast siis lahkhelisid vanematega, vanavanematega, siis sellel aastal te otsite, sõlmite kokku siis oma neid suhteid, siis kui on vaja mingisugused piirangud, takistused, arutate, lõikate lahti, niimoodi, et üks selline põimimise aasta tuleb teie jaoks. Aga just rohkem ma ütleks naiste kohta või siis kui ka meestel on, siis pigem ütleks niimoodi, et emaliini asjadega tuleb siin hästi palju sellist tegemist. Siis näitab, see on jälle naistele millegipärast, näitab naistele sellist, et te olete hästi eneseteadlik, sellel aastal teie eneseteadvus tõuseb, teil on partnerite suhtes tuleb siin hästi palju selliseid valikuid, aga te hakkate oma valikuid väga teadlikult tegema niimoodi, et kui teil tuleb erinevaid austajaid on ju, tuleb, siis on nii, et te väga kaalute, et te ei torma
suhtesse kohe, vaid te väga kaalute läbi, et lõpuks ometi see, et mida mina tahan, olete rohkem enda peale mõtlete, et mida sina ise tahad ja teed valikud sellest lähtuvalt, et mitte nii, et noh, tead, ei, ma võtan midagi, on ju, et muidu mine tea, äkki ei tule kedagi. Aga ei ole kusagile kiiret, ei ole, rahulikult võtate aega, tehke oma valikud, et las nüüd siis need inimesed siis pingutavad, näitavad ennast, et mis inimesed on ja teete oma teadlikud valikud. Nii, seda ma juba kordan vist mitmendat kordasin. Niimoodi, siis järgmisena väga oluline on siis erinevate generatsioonide läbikäimist tuleb väga palju. Nii et perekondlikult, et kui juba aasta alguses näitas, et te sõlmite kuidagi oma suhteid, nii et kellega on suhted läinud, siis noh, näiteks ei ole siis suhelnud, näiteks vanemad on läinud omakorda, noh, ma võin lihtsalt mingisuguse näite tuua, et noh, vanemad vanaisad, keegid on läinud kuskilt maalt tülli, siis lapselapsed oma üksteist enam ei tunne, on ju, et käib selline põimumine ja suhete sõlmimine siis, jah. Niimoodi, et tegelete väga palju see aasta just oma suguvõsa asjadega, aga et erinevate põlvkondad, lapsed, lapselapsed, emad, vanaemad, vanaisad ja mingisuguse sellise väärtuse loomine. Et see võib siis ükskõik olla, aga see võib olla rohkem on sellise noh, hingeline väärtus ka, aga et millegipärast näitab see kaart seda, et oma sellise materiaalse väärtuse loomine, selleks on väga oluline. Nii, edasi siis, võtate endale mingisugused erinevad need nii-öelda eesmärgid, siis seote või seate endale julgelt erinevaid eesmärke ja te ei pea kahtlema selles eesmärkides, et nüüd, et mul on see nüüd täidetud ja mul on see nüüd täidetud, paljud eesmärgid ilusasti, mis te võtate, paljud asjad täituvad teie elus ja näitab, et teil tuleb neid igasuguseid pakkumisi, eesmärke, tuleb veel, et võtke julgelt vastu. Igasugused pakkumist võtke julgelt vastu, sellepärast, et nii-öelda ingli toetus, ingli kaitse teil on olemas selja taga kõrgemad jõud ja te võite julgelt võtta vastu igasuguseid pakkumisi ja väga palju asju saategi lahendatud. Teil võivad ka tulla välja erinevad sellised, võivad ka saladused välja tulla, mis on teie eest eelnevalt varjatud, mis on siis vanemad, vanavanemad kusagilt nende eludest, mis on varjul olnud, et tulevad välja, aga te ei pea kartma sellepärast, et te olete hoitud ja toetatud. Ja ongi hea, sellepärast, et siin näitab, et tulevad mingid asjad välja ja te lähete nagu puhtalt lehelt edasi. Nii, siis näitab, et olete, jah, see sama, mis ennegi näitas korraks, et olete hoitud ja kaitstud ja terve teie suguvõsa liinid, siis ükskõik mitu põlve neid on, siis 6, 7, 8 põlve, et see suguvõsa toetus väga kuidagi tekib tunne niimoodi selle peale, et teie, kes te olete nüüd märtsikuus sündinud, et teie leiate sellel aastal tee kusagile konstellööri juurde, et te põimite mingisugust asju kokku, aga mina ütlen isegi selle peale, et minge julgelt sellepärast, et see konstellatsioon on üks selline väga tänuväärne asi, mis lahendab neid asju, mis teie suguvõsas on olnud, mida te ei tea ja te saate minna ise ilma mingisuguse vana koormata edasi ja teie enda elu muutub, teie pereelu muutub, pereliikmete elu, teie laste elu muutub ja te ei pea enam neid koormaid vedama, et kindlasti minge ja lahendage, et näitab, et te saate sellel aastal väga palju just suguvõsa liinis lahendatud. Nii, mis siis veel näitab? Partnerlussuhetus näitab, see tuleb küll aasta lõpupoole siin praegust, aga näitab partnerlussuhetes sellist kokkuhoidmist. Et isegi eile tuli ka mingi sama kaart, mitte täpselt sama, aga lihtsalt minu enda paki kaardis, millel on, vaatan praegust, et sarnane tähendus. Mul on suhteliselt uued kaardid need, millega ma praegust teile neid lugemisi siin teen. Ja siis ma ei ole kõiki kaarte isegi veel näinud, sest ma ei ole neid läbi lapanud.
nii, aga kaart näitab seda, et kokkuhoidmine, et isegi kui teil on erinevad maailmavaated, erinevad nägemused, et te hakkate üksteist rohkem hindama, rohkem arvestama, oskus erinevad nii-öelda ka täielikult vastandid hakkavad omavahel rohkem läbi saama, et enam ei ole niimoodi, et mis on, kui on sarnasused, et siis need sarnasustega inimesed on kuidagi paremini saavad läbi ja vastandlikud on tõukuvad. Aga sama siin näitab just seda, et see, mis väljaspool toimub, mida keegi kuskil arvab, see ei ole üldse teie jaoks oluline. Et teie oma partnerlussuhtes leiate selle tõmbe ja armastuse ja te olete üksteisele siis niimoodi täiendajaks. Ma ütleks, kõige parem on niimoodi, et see suhte lihvimine täiuslikuks suhteks. Ja aasta lõpus muidugi näitab ära ka, ma ei tea küll milleks aasta lõpus just, aga teil näitab aasta lõpus hästi palju võimalusi, näitab reisimisele. Nii et aasta lõpus saate reisida ja see ei ole mitte niimoodi Eesti ühest otsast teise, aga siin näitab täitsa kohe niimoodi, et välisreisid. Nii et selline põnev see olukord. Mis veel, kui ma vaatan seda kaardi kooslust praegust, alati niimoodi, et mingi kaart on mingi kaardi kõrval, vaata muidu on igal kaardil oma tähendus on ju, aga kui nad on üksteise kõrval, siis see tähendus hoopis muutub olenevalt sellest, mis kaart kõrval on. Et teile märtsikuus sündinutele ma võiks isegi öelda, et teie võite leida endale kõrvale teise poole kaaslase partneri, kes ei ole, kes on välismaalane. Ja teil võib, siin ma vaatan nüüd järgmistest kaartidest ka, aga ei imesta, kui te võtate ette ja plaanite elama minemist teise riiki kusagile. Nii et see ei pruugi olla oma rahvusest suhe. Või siis tõesti, kui on, siis on niimoodi, et see inimene elab kuskil kaugemal või töötab kusagil kaugemal. Ja ma vaatan kohe, ma olen siin, võtsin ikkagi eilsetele kaartidele lisaks oma igapäevased Lenormandid ka. Nii, kohe vaatan üle see, et kas see on siis kolimine või on siis see lihtsalt selline esialgu kaugsuhe, visiit, abielu või suhe, et vaatame, mis ta siin näitab. Niimoodi, jah, uue partneri tekkimine, meesterahvas võib olla välismaalane, meesterahvas võib olla mujal. Niimoodi. Aga samas see suhtele näitab niimoodi, et selle suhtel, mis te loote, alumine reedab muidugi ära, et on kõrgemalt poolt teile saadetud. Nii et see on selline saatuslik suhe. Ja siis on niimoodi, et sellest armastusest suhtest võib kasvada täiesti välja selline päris lepinguline abielu. Nii et selline lugu teiega. Nii, vaatame järgmisena neid enda tehtud kaarte. Et mis siin näitab, et siis saame siin nende erinevate kaartide peale kokku panna terve aastaplaani. Nii. Opa. Nii, okidoki. Hüppasid välja. Võtame need, mis välja hüppasid, sest need ruttavad. Okei. Siit saame, nüüd ma panen seda eelmist pilti ka siin rohkem kokku, aga ma ikkagi tõmban siia veel peale. Nii, nõnda. Nii, esimene kaart tuli välja niimoodi, et kõik teie, kellel teil on olnud purunenud armastus, südamekene katki olnud, siis näitab seda südame haavade tervenemist, et siiski, et need suhted, mis on teil siis purunenud eelmisel aastal või nüüd aasta alguses, siis näitab seda, et need on olnud muidugi vajalikud, need on olnud õppimiseks vajalikud, teie vaimseks arenguks vajalikud ja näitab, et ei ole vaja väga pikalt muretseda ega taga nutta. Näitab teile te ise hakkate tänu sellele saate endale võimaluse luua midagi väga uut, väga võimast.
ja mis ta on veel, et toob teile kaasa mingi teatud vabaduse. Noh, niikuinii on mingid teatud piirangud lähevad ära, on ju, kui on suhte purunemine olnud, eks seda, neid kahjutundeid ja kõike on. Et ärge sinna jääge ühtegi mingisse süüdistamisse või enese aletsemisse, oi näe, minuga tehti nii või naa, on ju. Et ei, ärge jääge, võtke seda selleks, et okidoki, oligi hea, no niikuinii 9 aasta lõpetas need asjad ära, mis tõesti enam ei toiminud. Ja kui isegi, kui te ei ole ise sellist otsust, noh, paljud ei suuda ise otsust teha, on ju, noh, enamusel, et lõpetada suhteid, kui näevad, et toime, ikka mõeldakse, et no äkki ikka midagi paraneb, siis elu tegelikult lõhub ise need suhted ära. Nii et noh, sellel aastal tuleb neid ka muidugi kindlasti veel, aga teil näitab jah niimoodi, et te ei jää üldse kui kauaks üksi, teile sõlmite mingid asjad kokku, siiski ma soovitaksin jah, selle pealt nüüd soovitaksin veel rohkem teil minna kuskile konstellatsiooni, sellepärast et ega need suhte purunemised on ka ju teatud peremustritega, et kunagi mul endalgi oli nii, et mul vanaema kasvatas üksi oma lapsi, ema kasvatas mind üksi ja isegi mina, kui ma olin 10 aastat abielus, tegelikult kasvatasin ka üksi oma lapsi, on ju. Ja siis ma sattusin ka konstellatsioonidesse, algul lihtsalt vaatasin, kuulasin, osalesin, siis ma sain õppima ja ma noh, lasin ju endale ka töö teha ja sealt tuli ka see muster ilusasti välja, sai ära parandatud ja siis peale seda, kohe varsti peale seda tuli mu mees minu ellu, niimoodi. Ja praeguseks oleme siis olnud koos 14 aastat sai nüüd alles nõnda moodi. Aga et mina ütlen küll seda paremini veel niimoodi, et mitte vanu neid ämbreid kolistada, siis minge kuskile konstellatsiooni, küll terve Eesti konstellööre täis, hästi häid ja võimsaid ja toredaid konstellööre on. Et minge ja kes tahab, võib minu juurde ka tulla, aga minge ja laske omale need töökesed teha ja kuna teil siin näitab ka niimoodi, et ongi südame hingehaavade tervenemine just sellistest, noh ikka rohkem selline armastusega seotud asjadest ja siis teie elus tekib täiesti uue kvaliteediga, täiesti uue elu ülesehitamine hakkab suhete puhul ka. Ja väga palju liikumist on, väga palju see aasta toob hästi palju teile erinevat, hästi palju liikumist kaasa ühesõnaga. Et isegi kui näiteks tööalased asjad, siis ma ei olegi tööalaseid vaatanud kellegi, peabki mingi aeg tegema tööalaste kohta selle saate. Niimoodi ja siis on teile kuidagi sobib see liikumine, paigalseis ei sobi ja teil ei tule ka see aasta sellist paigalseisu. Millega te muidugi veel väga palju tegelete, ongi tõesti see juurte tervendamine. Juurte tervendamine ongi see, kust ma olen pärit, suguvõsa asjad, et juurte tervendamisega tegelete, et need asjad on vaja ära teha sellepärast, et kui juured on terved, siis on teie elu nagu puu, terve teie elu on siis terve ja viljakandev. Kindlasti selliste asjadega tegelete niimoodi, ja seda rohkem selline aasta keskel, suve poole, noh siis on igasugu huvitavaid laagreid ka kuskil, nii et käige ja toimetage täiesti vabalt. Võib-olla peate ka tegelema vanemate ja vanavanematega rohkem, aga mina ütleks just niimoodi jah, et juurte tervendamisega. Siis näitab siin tuleb see mul endal see astroloogiakaart siin, aga minu jaoks see näitab sellist hästi mitmekesisust, hästi palju erinevate, noh ütleks ka niimoodi erinevate inimeste, erinevate tähemärkidega suhtlemist ja näitab seda, et hakkate rohkem tähelepanu pöörama siis no esiteks sellele, kes te ise olete, iseendale, ennast rohkem tundma õppima ja hakkate ka rohkem märkama teisi. Ja noh muidugi ka, kes on siis, tead ma korraks piilun isegi, kuigi need on minu enda tehtud kaardid, aga ma olen need kanaldanud, need vastused ja siis mul ju ei ole need ju meeles. Ma korra vaatan siit oma sellest raamatust märksõna niimoodi. Nii.
jah, ikka põhimõtteliselt on ikka niimoodi, et hakkavad teid huvitama rohkem need sobivused, kokkusobivused, mittesobivused, et hakkate rohkem tähelepanu pöörama selle peale. Nii, siis väga põnev, juba 3. korda tuleb armastus, mis on ikka öö ja päev täiesti erinevad. Issand, kui huvitav. Nii et aasta lõpuks olete te leidnud endale väga hea toreda armastuse. Aga põnev on see, et jälle samamoodi nagu eelmistes kordades olen rääkinud, et olete nagu öö ja päev. Ühesõnaga, teil võivad olla täiesti erinevad arusaamaded maailmadest, aga te hakkate seda kõike kokku põimima. Et muidugi on väga hästi arendab neid suhteid. Aga need, mis on nii-öelda, kui praegust mõtled, et mis on plussid, teise miinused, mis võivad olla siiamaani elus teid häirinud, siis tuleb selline üksteise täiendamine, ikka see sõna täiendamine tuleb mul mitu korda juba. Et täiendamine, lihvimine ja ka täiesti erinevad inimesed, loogiline, kui juba ennem ma vaatasin, et teil võib tulla suhe mitte eestlasega, vaid välismaalasega, siis muidugi seal on ju erinevad traditsioonid, tean küll väga hästi, et millega kõike kokku puutuda siis tuleb. Aga siin näitab jah niimoodi, et see sulandumine on selline läbi armastuse, et see ei ole selline, et üksteise nagu põrkamine vastu seina, et see ei ole selline, vaid see on selline sulandumine, see on selline armastus, hoolivus, isegi võib sellist asja olla, et kui te, erinevad keeled on, kui te ei oska täiesti veel alles õpite seda teist keelt, siis kuidagi üks mõtleb, teine ütleb, et selliseid arusaamisi on ka sõnadeta arusaamisi tuleb siin rohkem. Võib-olla ka tõesti see telepaatiline suhtlemine, et sellist põnevat. Nii et teil on mida põnevat oodata. Nii et märtsikuus sündinud on täiesti sellised, tuleb põnev ja rahvusvaheline teema. Nii et 2027 arvatavasti olete teie siis, kas siis olete selle välismaalase siia toonud või olete ise läinud mujale, et täitsa huvitav. Ja kusjuures olete ise veel mõlemad väga, väga õnnelikud ka ja see on kõige tähtsam. Et väga armas. Nii, hüppas välja, võtame selle ka. Nii, lähete oma teed, mingid plaanid, mis teil on juba sellised küpsed plaanid, mingid plaanid võtavad aega, aga lähete oma valitud suunas. Vaata, kui alguses tuli välja see visioon, et näe praegustest piirangutest kaugemale ja võtke omale need, näitas, et võtke endale need sihid ja liikuge nende suunas, et ükskõik mis teised arvavad, siis siin näitab samamoodi, et minge oma valitud teed, mis on ja mina ütlen teile, et siin on see tuleviku osa on väga ilus ja helge ja kõik juhtub täpselt õigel ajal. Teie jaoks ongi niimoodi, et teie liigute oma teed ja võimalused tulevad teile siis, kui on õige aeg. Ja te jõuate suurepäraselt oma sihtideni. Väga palju näitab intuitsiooni tugevnemist, see aasta toob hästi palju, teie tundlikkus areneb ja kohe vaatame, mis siit edasi tuleb, et siis ma saan öelda, mis siin järgmisena tuleb. Väga hea, et usaldage hästi palju oma sisetunnet, järjest rohkem, kõikidele muidugi ma ütleks pigem, et hakake rohkem usaldama oma sisetunnet, sest enda keha ei valeta kunagi, see tunne, mis teie sees ei valeta kunagi, et mõistus võib ükskõik ju vahele segada ja teha mingid krutskeid siin. Ja üks ütleb ühte ja teine ütleb teist, kuule, sa oled nii loll, ära sa seda küll tee, on ju. Vaata, igaüks ütleb ju oma kogemustest, eks ju. Aga et usaldage oma tunnet, õppige rohkem usaldama. Ja teie puhul on näha siin ka, et hakkategi õppima rohkem usaldama oma tunnet. Ja vanadest hirmudest lahti saamine on siin. Ühesõnaga, et need asjad, mis minevikus on ka, mis on muret tekitanud, mis on siis nii-öelda raskemad õppetunnid olnud, et need te teadvustate ära, need on olemas olnud teie jaoks, need on teid õpetanud, aga te ei vea neid enam kaasa oma siis siia aastasse tulevikku.
ja näitab, et te olete pööranud oma pilgu tuleviku suunas ja julgelt liigute tuleviku, helge tuleviku poole. Issand, kui armas, kohe saan siin veel rääkida. Niimoodi. Ma võtsin ühe kaardi, ma võtan siia juurde. Sellepärast, et see alati, kui tuleb mingisugune selline raskem kaart, siis tuleb alati võtta lahenduseks üks kaart peale. Et siis on näha, et kunagi ei lõpetata ennustamist mingisuguse sellise raskema kaardiga, vaid alati võetakse sinna ka üks kaart peale, mis siis näitab, et mis sellest olukorrast välja tuleb. Nii, ühesõnaga, nüüd ma jäin siia aasta algusesse teile, et liiguta oma visioonide suunas, usaldate oma sisetunnet. Siis näitab siin näitab seda, et teie te valite endale sellise seltskonna, kellega koos edasi liikuda, kes on nii-öelda teie inimesed. Ja usuge mind, neid inimesi on üpriski palju. Ja te panete järjest rohkem kuidagi oma soove teele, hakkate siis, julgete esiteks unistada rohkem, julgete soovida rohkem ja julgete ka selles suunas täitsa julgelt liikuda ja te leiate endale hästi palju mõttekaaslasi ja kuidagi hästi selline tore koos minemine. Siis on niimoodi, et tuleb kuskilt mingisugune teade, mina ütleks isegi niimoodi, et suguvõssa võib tulla, perekonda või suguvõssa võib tulla ka uue liikme, ühesõnaga titeuudised näitab siin ära, võivad tulla ilusasti. Siis see partnerlus, ükskõik kas see on partnerlussuhtega, pigem ütleks partnerlussuhtega, kuigi kaardi pealt on ka näha, et isegi kui on siis vanema ja lapse suhtes, siis mina näen seda, et ükskõik kus suunas te liigute, mis te ette võtate, et näen ilusasti teil sellist, tee on sillutatud ja igalt poolt nii-öelda kõrgemalt poolt tuleb abi. Igalt poolt teid aidatakse teie teel, et te ei pea arvama, et te olete oma nendega ummikus. Ainukene, mis võib teil tekitada natukene segadust, on see, et valikuid tuleb, eriti aasta teises pooles, valikuid tuleb palju. Niimoodi, et kui siis tõesti on selline mõte, et ei tea, kus suunas liikuda, kus suunas mida teha, mida valida, mida võtta, mida jätta, siis näitab, et istuge maha, nii-öelda keskenduge, kas või mediteerige ja tehke ikka, tehke südame järgi. Ja siin näitab, et te teete oma südame järgi, aga te peate selleks võtma natukene sellist aega ja endasse süüvida, natuke mediteerida ja te teete oma südame järgi õiged otsused. Siin näitab tõesti, et südame järgi mitte niimoodi, et kuule see soovitab või see soovitab, on ju. Te õpitegi see aasta ära väga hästi oma südame järgi otsustamise ja teil hakkab kõik väga ilusasti minema. Mis on siin väikene see ohumärk oli ainult, mis ohumärgina on see, et sellesse see on nüüd see lugu, et see arvutid ja see kõik see internetimaailm, see tahab teid hästi endasse tõmmata, aga näitab, et aga te saate sellega hakkama, aga näitab, et õppige just sellest digimaailmast välja tulemist ja päris, ma saan aru, see imeb sellepärast sisse, et ju see tutvus, see armastus, mis tuleb arvatavasti, siit on näha, järelikult tulebki neti kaudu ja loomulikult ikka, kus sa oled, isegi tean kunagi ammu on olnud välismaalasega suve, eks ju. Ja siis oli muudkui aga muidugi õppida ka muudkui aga keelt ja muudkui aga klõpp seal internetis ja siis loogiline, et unustad ennast vahest liiga kauaks sinna. Aga see näitab teil niimoodi, et võtate endale niimoodi, et seda nii-öelda netivaba aega ka. Sest see nüüd on teile märtsikuus sündinud konkreetselt selle suhtega seoses on see, et miks see netimaailm, internet võib ennast või nii öelda teid ära tahta neelata. Aga võtate endale aega ja midagi, siin on väga palju, näitab ka sellist loodusega rohkem kooskõlla saamist teile. Ja mitte muidugi üksi, vaid
vaid ikka see partneriga koos ja oma elu, oma ülejäänud elu selline planeerimine, ülesehitamine, sättimine, see on ka nagu alguses, et olete oma teekonnal ja juba loote oma kooselu, loote oma seda tulevikku ja sellele kõigele näitab ka väga ilun selline põhimõtteliselt nagu roheline tuli, et sättige, tehke, toimetage, olge, et universum on teie poolt. Nii, ega ma nüüd ei mäleta, mis ma siin eile veel vaatasin. Hirmsasti tahaks võtta ühte kaarti veel peale, aga kuna ma ei tea, mida võtta, siis ma siiski ei võta. Vaatame, mis siin on. Võtan korraks neid Lenormand taha. Okei, hüppas välja, sellepärast ma järelikult tahtsingi. See näitab küll mingisugust kas tutvust, mingit sõnumit või uue austa ruttamist tulekut. Aga ma kohe vaatan, mis siia kõrvale tuleb, et mis see siis on. Ikkagi jah, uue sõbra tulekut teie ellu. Nii et kõik, kes te olete üksinda, siis teile tuleb ja muidugi truu inimene, kelle peale saate loota, keda saate usaldada, et see on hästi oluline. Siis, aga kui on nüüd suhtes inimesed, siin tuli väga palju seda just nimelt sellist välja kaartidest, et rohkem sellistele, kes on vabad, eks ju, kellel on juba mingi purunenud suhe ja kes on parasjagu üksinda. Aga suhtes inimestele, kui nüüd seda pilti vaadata, siis võiks isegi niimoodi öelda, et kui te otsustate oma suhte jätta ja parandada oma suhet, siis igal juhul te peate nende juurte tervendamisega siin tegelema, pereasjadega ja siis on niimoodi, et valige siis niimoodi, et ei ohverda ennast. Et kui valite suhte parandamise, see on võimalik ilusasti parandada, ilusti terveks saada see suhe, aga valige esmalt ise ennast. Et enam ei tee mingisugust niimoodi, et kodurahu huvides on ju, kannatame ära, teeme nii. Vaid võtkegi see julgus öelda, et näed, mulle see ei sobi või kui tõesti näete, et enam kuskile see asi ei vii, siis lõpetategi suhte ära. Aga ja mitte midagi pole teha, sellepärast, et lihtsalt siis muidu elu lõpetab. Aga alumine kaart näitab mul see võtmekaart on niimoodi, et kes te olete suhtes, siis teil on võimalik see suhe viia paremuse poole, lahendada erimeelsused ja luua sellest suhtest täiesti, selle suhte minna uuele tasemele, täiesti midagi veel paremat, veel uuemat. Et mina ütlen seda, et armumine omasse vanasse partnerisse on täiesti võimalik. Kunagi oli nii armas, et mul see oli küll hästi ammuses nooruses, üks sõbranna ütles, et issand jumal, et tema on juba mitmendat korda oma mehesse uuesti armunud. Ise mõtlesin ka, et kuidas see võimalik niimoodi on. Aga elu on mulle näidanud, et on küll jah, väga hästi on see võimalik. Niimoodi. Et teil ka, kes te olete suhtes ja kes te tahate oma suhet parandada, öeldakse, et mõlemad pooled peavad tavaliselt tahtma, aga see kõik on teil võimalik viia oma suhe palju paremale tasemele. Ja tegelikult ega see universum ei lase meil siin niisama ka magada. Energiat tõusevad, on ju, kõik see elu muutub ja siis ega ju partnerid samamoodi. Ega nemad ka ei saa jääda sinna oma mugavustsooni. Neid ka ju elu paneb arenema. Neid paneb ju ka vaimselt hakata, kui on raske, hakatakse ju järjest rohkem otsima põhjuseid, et miks on raske ja mis ma selleks ära saan teha. Sest neid muidugi on ka hästi palju, kes võtavad, oi raske, uputavad oma murepudelisse. Aga ka neile võib tulla abi kuskiltki. Keegi ütleb, et kurat, lihtsalt ongi vaja mingisugust sellist tõuget, et kurat jobu oled, et mis asja sa siin nutad on ja hakkad see oma elu korda, et ära istu seal oma mineviku haiget saamistesse solvudest. Võta oma elu enda kätte, hakka oma elu sättima ja hakka elama. Ja ka neil kõigil on võimalik sealt välja tulla, sest mina ütleks niimoodi, et igast olukorrast on väljapääs. Ja nagu see ütlemine, et kui oled kaelani pasas, siis ei tule pead nurgu lasta. Et
ja nii ongi, et väga hea on pugeda nende asjade taha, et oi, mul on nii raske olnud elus, et vot sellepärast ma joongi. Kurat, mul on ka elus raske olnud, ma ei ole jooma hakanud. Et noh, võib-olla ei ole seda joomise soolikat ka, ega ei tea ju. Suitsu ei tee, viina ei joo, no siis noh, mis ma siis teen? Eneseareng. Ja kui on raske olnud, siis ongi niimoodi, et otsidki ju enesearengust. Hakkad vaatama, miks värk on niimoodi. Siis üks tuleb, ütleb, et kuule, ma käisin seal koolitusel. Oi, ma käisin seal nagu selle konstellatsioonidesse, ma kunagi ka sattusin nii vahvalt, et see, kes neid ka praegust konstellatsioone õpetab, et tema kutsus mind, ütles, et tule vaata, et noh, tule vaata, onju. Et maru äge süsteem on, tule vaata. No läksin kaasa, läksin vaatama, käisin ka tema juures tööd tegemas ja väga, väga äge. Kõik see, võt ikka üks inimene tuleb su ellu ja sinu ellu tuleb niikuinii, alati tuleb keegi, kes jälle juhatab sind järgmine samm edasi. Ja mulle meeldib ka selline ütlemine, et meil inglid tulevad inimkehastuses meie juurde. Ja sellised inimesed tulevadki, kes või omadelt keegi toetust ütleb niimoodi, et tead, nüüd teeme, noh, roobult välja öelda niimoodi, kurat, peseme, kasime ära, kammime tukasirgu, lõikame juuksed ära ja oledki juba teine inimene. Keegi, kes sulle lihtsalt annab selle tõuke, et kuule, mida sa molutad, mida sa norutad, et see on ju sinu elu. Ja ütlen ka niimoodi, et mitte kellegi pärast pole mõtet hakata enda elu hävitama. Noh, kus see jutt kuidagi see siin selle märtsikuuga õnneks ei lähe kokku. Aga jah, et maru lahedalt niimoodi, et tuletegi, mingi teatud õppetund on ära, ehitate oma elu ilusasti ja siin näitab, et väga ilusasti ehitate ülesse, kui on midagi olnud, midagi on purunenud. Ja väga ilusasti ehitate ülesse teadlikumana, targemana ja teil tuleb palju ilusam, palju puhtam, palju sellisem armastus. Ma isegi võiks öelda sellist asja, et selle armastuse koha pealt, mis teil siin näitab, et võiks isegi sellist asja öelda, et te saate olla teie ise ja te saategi, julgetegi usaldada ja julgetegi öelda, kui midagi ei meeldi, julgetegi öelda ja sellest ei tule mingisugust sellist, ei tõmba saagi käima, et ei tea, mis nüüd teine ütleb, kuidas ta arvab või kuidas ta reageerib, kuidas ta vastab, vaid kuidagi see on selline hoolivuse ja armastusega seotud. Nii et väga ilus aasta tuleb teie jaoks. Ja just kõige rohkem seda hästi tegus aasta ja kõige rohkem on see, just see teine pool, see aasta lõpu pool selle armastuse suhtes on hästi selline mõnus. Sest kui numeroloogiliselt öeldakse, et number 1 aasta tuleb tutvusi, et aga ärge veel lehvipasid ühte kappi pange, on ju, siis on, siin ütleb niimoodi, et ega aasta lõpus te hakkate siis otsustama, et ega te olete targad ja ega te ei panegi kohe niimoodi leibasid ühte kappi. Niimoodi. Aga et aasta lõpus juba võite vabalt seda teha, sest siis juba hakkab see 2027. aasta energia, mis on siis kokku number 2 energia ja see omakorda hakkab juba siis partnerlussuhteid ja noh, jah, abielu värke toetama. Nii et see aasta rajage, aga oma ilusat tulevikku. Niimoodi. Nõnda. Niimoodi, võtame siis kaardid kokku ja siis täna veel saab, mis meil on täna? Kas 6 oli 3 kuningapäev või? Mis päev oli 3 kuningapäev, kus veel saab uut aastat soovida? Igal juhul ma soovin väga edukat, õnnelikku aastat ja kõik, kes seda videot siis kuulavad, ükskõik kuna hiljem, siis mul on nüüd märtsikuu tehtud, nüüd ma järjest lähen aprillikuus sündinutega edasi ja siis, kui te kuulate neid seal uues nendes, siis ma öeldakse, et enam ei saa soovida, aga tead, kelle asi see on, võib alati soovida. Et soovin teile kõikidele absoluutselt ükskõik mis kuus, kunas te sündinud olete, kõikidele soovin harmooniat, rahu, armastust, õnne, edu, küllust, teineteise mõistmist. Ongi niimoodi, et ega rohkem hoolimist, rohkem mõistmist, mida meil ongi siia praegusesse ellu hästi vaja ja praegusesse ajastusse ka,
sest ega seda kadedust ja kõike on juba liiga palju on siin maailmas, et on vaja see maailm tasakaalu viia. Ja kõik nagu ikka, kõik hakkab meist endist pihta, siis on nii, et hoolige endast, hoolige enda lähedastest ja kui me igaüks niimoodi teeme, siis lõppkokkuvõttes juba ongi maailm parem paik. Nii et siis on juba see külgetõmbeseadus, sarnane tõmbab sarnast ja mõttega tehke ka tööd. Ja kui tuleb mingisugune halb mõte, mingisugune kas või öeldakse ka, et kui tahad sitast öelda kellelegi on ju, siis loe ennem mõttes 10-ni aga siis ongi niimoodi, et jah, mõelge, mida ütlete, kas üldse on vaja midagi öelda, aga hakake pihta iseenda hoolimisest, iseenda sellisest, teie olete ju, teie keha on ju teie hingetempel ja teie saate iseenda sisse tuua rahu, samamoodi nagu te saate iseenda sees ka tormi tekitada ja hävitada, siis valige alati see armastus ja rahu, sellepärast et see on kõige alus. Nii, aga kõik ilusat teile järgmiste kordadeni.